Eesti vabadussõda, mida peeti 1918. aasta novembrist kuni 1920. aasta alguseni, oli peaasjalikult Eesti sõda Nõukogude Venemaa vastu oma iseseisvuse kindlustamiseks. Kuid me saame vaadata seda asja ka laiemalt. 1918. aasta novembris lõppes Esimene maailmasõda ja see oli sõda, kus purustati 4 suurt Euroopa impeeriumi: Saksamaa, Austria-Ungari, Venemaa ja Türgi. Niisiis käsitletakse vabadussõda ka ühena Esimese maailmasõja järelsõdadest. Teiselt poolt Nõukogude Liidu ajaloos oli vabadussõda hoopis osa Vene kodusõjast, mis pani aluse bolševistliku riigi iseseisvusele ja tugevusele. Vabadussõda on Eesti rahvuslikus ajaloos peetud kõige olulisemaks sündmuseks, sest selle tulemusena loodi Eesti riik. Kunstnik Nikolai Triik on idee vastsündinud iseseisvusest kui lapsest jäädvustanud maalil vabaduse sünd. Sõja ajal valminud pildil on kesk surma ja kaost ema lapsega kui uue elu andja ja kandja. Vabadussõjas osales palju Eesti kunstnikke. Eduard Viiratilt on säilinud hulk rindejoonistusi, mitu autoportreed, kaasvõitleja Peeter Sink joonistamas, noorkunstnik Balder Toomasberg surivoodil ja kirstus, samuti akvarell magavatest sõduritest. 1920. aastal valmis Viiratil graafiline leht Sõdurid. See on kui rindel olnud kunstniku napp kokkuvõtte enda ja sõjakaaslaste kogemusest. Võideldi õige asja eest, saavutatud vabadus tuleb relvaga kaitsta ja langenud võitluskaaslasi meeles pidada. Sõdurite üles tõstetud kraed ja lumehelbed osutavad talvele ning pakuvad võimaluse seostada pilti 2. veebruaril 1920 sõlmitud Tartu rahulepinguga. Pärast vabadussõja lõppu oli Eesti riik majanduslikult keerulises olukorras ning nagu sageli tegeldi tähtsamate asjade kui identiteediloome ja mälestuse kindlustamisega. Siiski rajati riigi toetusel ja ka ilma selleta peaaegu igale kihelkonnakalmistule oma kihelkonnast langenud sõdurite mälestusmärgid. Riigivõimu poolt kunstnikelt tellitud töödest on tuntuim Maximilian Maxolli Eesti Vabariigi iseseisvuse väljakuulutamine. Maalil näeme päästekomitee liikmeid Konstantin Pätsi, Konstantin Konikut ja Jüri Vilmsi. Mehed seisavad pildil pidulikus, päikeselises ruumis poodiumil. Ehkki tegelikult ei olnud toonastes keerulistes ja riskantsetes oludes kellelgi aega aktust korraldada. Kunstnik on fantaseerinud. Ta on loonud Eesti Vabariigi väljakuulutamisest idealiseeritud pseudoajaloolise kompositsiooni. Pätsi käes on manifest kõigile Eestimaa rahvastele, mis 23. ja 24. veebruaril 1918 Eestimaa erinevates linnades rahvale ette loeti. Eesti, sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust võid määrata ja juhtida. Asu ehitama oma kodu, kus kord ja õigus valitseks, et olla vääriliseks liikmeks kultuurrahvaste peres. Pikkade ajaloomaali traditsioonidega Venemaal kunsti õppinud Ungari juurtega Maxolli oli vabadussõja teemalistel kunstikonkurssidel väga edukas. Ta on kujutanud Tapa vallutamist 9., Tartu vallutamist 14., Paju lahingut 31. jaanuaril 1919, samuti kolonel Partsi, kindralmajor Põderit ja kolonel Reeki Riia all 1919. Need reaalselt aset leidnud sündmuste kunstilised kujutised aitasid kaasa vabadussõja ajaloo kaanoni kujunemisele
Pildid võimaldasid esile tõsta kindlaid sündmusi ja luua kangelasi. Omamoodi kõnekas on Maksolli maal 3 põlve vabadussõjas ehk need, kes vabastasid isamaa. Pilt pidi rõhutama, et vaba Eesti riigi eest võitles kogu Eesti rahvas, kuigi tegelikult see siiski nii ei olnud. 1930. aastate keskel hakati vabadussõja ajalugu jällegi suurejoonelisemalt tähistama ja jäädvustama. 23. juuni kuulutati ametlikuks võidupühaks ning ajaloo paradoksina tähistati 23. juunil Võnnu lahingu aastapäeva. See on enam-vähem ainuke lahing, ainuke suurem lahing vabadussõja ajal, milles Eesti sõjavägi võitles Saksa vägede Landeswehri ja rauddiviisi vastu. Niisiis vabadussõja võidupühal tähistame me justkui ka 700-aastase orjapõlve lõppu. Pärast Konstantin Pätsi ja Johannes Laidoneri 1934. aasta riigipööret loodi Eestis patriotismi kasvatamiseks riikliku propaganda talitus, mis püüdis suunata ka kunstnike tegevust. Seda küll raskustega, sest paljud kunstnikud olid Pätsi režiimi suhtes kriitilised. Vabadussõja teemalise kunsti tellimine siiski jätkus. 1938. aastal tähistati suurejooneliselt Eesti Vabariigi 20. aastapäeva. Sellega seoses sündis ka esimene Eesti kunstnike loodud ajalooteemaline monumentaalmaal. Ligi 10 meetri laiuse ja 3 meetri kõrguse 3-osalise pannoo autor on tuntud Eesti kunstnik Aleksander Bergman, keda abistas noor Elmar Kits. Maali viimasel osal näeme vabadussõtta siirduvaid noori mehi, käes relvad, Eesti rahvuslipp ja iseseisvuse manifest. Eesti üliõpilaste seltsi majja vilistlaste tellitud pilt avati piduliku koosolekuga. Seda sündmust kajastasid kõik tollased tähtsamad päevalehed. Eriti kiitis maali kunstnik ja kunstiajaloolane Rudolf Paris, seltsi vilistlane ja riikliku propaganda talituse ametnik. Monumentaalmaali osad, mis kujutasid vabadussõtta minekut ja Eesti rahvuslipu õnnistamist, hävitati Nõukogude okupatsiooni alguses 1940. aastal. Säilinud on vaid üksikud tükid ja poliitiliselt neutraalsem Kalevipoja õhtut kujutav osa. 1940. aastal okupeeris Nõukogude Liit Eesti ning senine Eesti rahvuslik ajalooline identiteet tuli asendada sovetliku identiteediga. Sellepärast nimetati vabadussõda ümber klassisõjaks, mida Eesti kodanlus pidas lääne ehk siis peamiselt Briti, aga ka Prantsuse ja USA interventide toetusel progressiivse töörahva vastu ning esiplaanile tõsteti vabadussõja ajal punasel poolel võidelnud Eesti kütipolgud. Nõukogude võim pidas sõda ka monumentidega ning 1940. aastate lõpus ja 1950. aastate alguses purustati suurem osa vabadussõja monumentidest kihelkonnakalmistutel ning hävitati ka hulk kunstiteoseid, mis olid pühendatud vabadussõjale. Vabadussõda käsitlev ilukirjandus ja ajaраamatud suleti raamatukogude erifondidesse. Nõukogude ajal asuti positiivses ja kangelaslikus võtmes kujutama Eesti ja Venemaa vahelise sõja teist poolt, bolševikke, sealhulgas Eesti punaseid. Näiteks Oskar Raunam on 1948. aastal loonud maali Eesti punakaartlased Rakvere lähistel 1918. aastal. Kunstnike tandem Elmar Kits ja Evald Okas on stalinismi kõrgaastail 50. algul maalinud suuremõõtmilise pseudoajaloolise teose Eesti punakaartlased Lenini ja Stalini juures.
Sotsrealistliku vormikeelega oli kunstnikke tutvustatud juba Teise maailmasõja ajal Nõukogude Liidu tagalas Jaroslavlis. Tegemist on jälle propagandakunstiga, mis seekord peab aitama vaatajail kinnitada uut nõukogudelikku tõlgendust Eesti ajaloost. Eesmärk oli siduda eestlased ja Eesti ajalugu tihedalt bolševistliku Venemaa ajalooga. Pärast Stalini surma alanud poliitiliselt sula ajal riigi ideoloogiline surve kunstnikele vähenes, ent Eesti Vabariik ja vabadussõda jäid endiselt tabuteemaks. Nendest sai hakata uuesti vabalt rääkima pärast Eesti taasiseseisvumist 1991. aastal. Kujutelmad vabadussõjas tuginesid siis paljuski veel 1920. ja 30. aastatel välja kujunenud arusaamadele. Vabadussõda kujutavad pildid leidsid taas tee raamatutesse ja muuseumisaalidesse, ehkki enamasti oli nüüd tegemist okupatsiooni ajal hävitatud teoste reproduktsioonidega. Samuti taastati suur osa Nõukogude ajal hävitatud vabadussõja monumente, millest tuntuim on näiteks niinimetatud Reaalipoiss. Peastaabis arvati, et teid oleks pidanud tagalas hoidma, kui teid oleks pidanud punastele varem tutvustama. Kirjutan teile koolist vabastuse. Albert Kivikase 1935. aastal ilmunud romaani põhjal loodi mängufilm Nimed marmortahvlil, mida käis kinodes vaatamas üle 150 000 inimese. Kindlustada seega Tartu ning kogu Eesti peatne vabastamine. 1930. aastate vormikeelest lähtub isegi vabadussõja uus monument Tallinnas. Kõik see on tekitanud arutelusid, millises vormis peaksime me tänapäeval vabadussõda mäletama.